26 anos de vida normal, sinto eu passei lendo o jornal. 26 anos querendo você, 4 passei vendo TV. 26 anos de vida normal, sinto eu passei lendo o jornal. 26 anos querendo você, 4 passei vendo TV. 26 anos. Vaid käima? Yes. Nii, YouTube! Ma täna lugesin kommentaare ja seal oli üks kommentaar oli, et laske see vend lahti. Ehk siis mina. Aga ma ei tööta siin. Mul on vabatahtlik siin. Seega ma jäängi siia sulle. Ja Margussi taheti tagasi. Aga Margussi ei saa, sest keegi peab tööd ka tegema. Absoluutselt. Mina käin siin niisama. Ja nii ongi, kui ma võin vahepeal seisma. Mine sinna poole korra äkki. No, let's go. Täna oleme kõik kokku tulnud siia Maardusse, et tähistada ühe BMW saabumist siia. Ta läheb küll ära pärast, aga ta täna tuli. Ja selline ta ongi, see on see Mallorca. Ülikõva, mis see Mallorca on? See on E32. Minu silm ütleb, et see on see lühikese kerega variant, ehk siis sa pead ise ikkagi autoroolis olema, see pole ärradele mõeldud pill, see on sõidumehele mõeldud pill. See on musta värvi, see on 730 M30, ehk siis 130 oli see, ma arvan, originaalis. 138 kilovatti, manuaal. Enam pole nagu see mootor. Aga sinna me jõuame, sest nagu ikka me hakkame nüüd tagant poolt ette tulema, et ei, järjest vaataksite, muidu kohe vaatate selle mootori ära ja siis võete video kinni. Nii et, taha poole. Ja mine. Aga ma lähen. Ei, me ei saa selga. Nii, esimene asi, mis me näeme, mina näen esimese asjana, seda summutitoru ja see on meil allapoole suunatud, mis on ka esimene vihje. Tänase päeva küsimus ongi, mis mootor on BMW-l vahel? Ja nüüd kõik ütlevad, mine sinna alla kommenteeri, niikuinii keegi kommenteeri, aga oma peas mõelge nagu, mis te arvate, mis siin vahel on. Veel, me näeme, et tegemist on ikkagi lisadega pilliga, siin on parktroonikud, olnud vähemalt kuna. Enam ei ole, 3 tükki on ja üks ääretult hea lisa, mida ma ennem nägin. Oota. Ääretult hea lisa on see. Sest, tada. Seal on mingi BMW tootekood ka peal või? Jaa, kulund on, seda on kasutatud. Tule vaata siia poole nüüd. Oi, ei olegi soft close kepp. Nii. Ja tegelikult meil on täna ka siin see aukülaline, kes tahtis YouTube'i saada. Nii et Sander, kõik, tule te uks lahti mulle. Ma olen ärra täna. Ärra tahab autosse mingi. Ma olen auto. Me ikkagi teeme seda igapäeva autotesti. Seega me vaatame, kuidas mahub minu suurune vend, see Mallorca taha istmele. Kuidas mahub 2 inimene taga istmele? Ole vaid, sul ei ole seda sõnalist osa ei ole sulle. Hoppa, nii! Panen kinni või? Ära hakka panema tead. Mis me siin näeme, et tegemist on musta nahksisuga pilliga ja alati on mul huvi pakkunud, et miks BMW, miks need turvavööd peavad keskelt käima? Sa tead, mis põhjused? Käetugi ja rohkem pole siin taga. Muidu nagu mõnus või? Muidu on mõnus nagu või? Väga hea on. Pehme? Ma vist pigem istuksin taga, jah. Selle autoroolis ei tundu ka väga lõbus tegelikult. Kui see järgi tuleb, siis vist on päris hirmus, ma arvan. Välja ka mahub või? Tavaliselt see sisse mahtumine ei ole probleem, välja mahtumine on hoopis probleem nagu. Tuli kallale siin. Välja või? Ja siin pole keegi, pole torusid. Tada, polnudki filmitrikki, nii lihtne oligi. Lähen vaatame juhi kohale ka. Vana hea BMW ikka. Istud kohe põrandale peaaegu. Siuke kodune nagu või? Kodune tunne on. Ma olen ka ikkagi ju BMW vend. Mul on ka must see Mallorca olnud ju. On või? Ja 730 V8 oli M60. Tegin purni ja võtsin mootori maha ja viisin Emexisse selle. Hea deal. Mis me näeme? MTEK2 rool. Ma olen kätt peal, siis pole näha, et see... see on põhikoht. Seal on näha, kus kätt hoida tuleb. Jaa, manuaalkastiga. Elektriline see või? Roolisammas või? Siin on mõned lisakellad, aga ennem ikkagi tahaks sellele siin suunata tähelepanu. Millele? Puitdekoor või? Jaa. Ma ei tea, mis puit see on, aga... See on päris puit, see on lamineeritud või? Tisler ütleb. On või? See on pähkel või? Mahakon? Ei ole kumbki neist. Mis see on siis? Meil on üks Tisleri haridusega vend siin. Ekspert vaatab praegu. BMW oma puu nagu. Ta ütles, et ta ei tea. Ühesõnaga, kui te tahate head Tisleri haridus, siis minge Haapsalu kutsehariduskeskusesse, tulete välja sealt ja te ei tea midagi. Aga kellad? Siin me näeme on exhaust temperature.
Temperer, mida iganes, EGT. Ja siinpool suur boost'i kell ja see on järjekordselt on see põhituuning shopist nagu. jah, hüdroskand on teema. Nii et. No mujalt ei saa sihukest kella, mis näitaks boost'i ka vaata. Ja see näitab meil 4 barri. Ja sees rohkem polegi. Sees on ikkagi, stockpill. Mõnus, kruiser. Ainult käiku pead ise vahetama. Nüüd lämme kapotti alla või? No let's go. Davai, ära rääks. Viimane aeg arvata, mis siin on. Kas siin on V12? Kas siin on 6,5 liitrine Chevy diisel 82 kilovatti? Tuu Jay-Z või? Ei ole! Kurb. Tõmmu, veel tõmmum tuu Jay-Z. Nii, mis siin kapoti all on? Tegelikult võiks rääkida sellest ka, kuidas see doonorauto, kuidas see leidis oma lõpu. Nimelt härra autoomanik ostis omale ühe sõiduki. Ei olnud ostnud veel. Oli plaan osta ja ta lubati seda kasutada tööl käimiseks, et paari nädala pärast ostab ära ja siis üks päev tuli kass tee peale ja mees ehmatas nii hullusti, et keeras selle uue projektika doonori siis, keeras selle ilusti eurokraavi. Ja mis siis sai? Sai see, et see auto hakkas veel varem valmima. Ja siin kapoti all on kõikide taksomeeste lemmik Mersu diisel. Põmm. Oi. Olen palju kuulnud, aga ei tea mitte midagi. Olen näinud, olen kuulnud ja kõik, aga ei oska siin teada. Siin on täitsa, kõik on täitsa valesti. Aga hakkame otsast arutama seda asja siis. Ühe sõõraga tegemist on meil 606. OM 606 mootoriga, mis on meil 3 liitrine. Tuli see punsil Mersu pealt, mis on siis väidetavalt 210 kere. Ma ei tea Mersu keredest midagi, see on väga hull. Mersu kered on umbes samad nagu need uued Bemmid, need G-seeriad ja asjad. Keegi päris täpselt ei tea. Mingi V-d ja S-id ja C-d ja. Nii, ühesõnaga 3 liitri diisel. Siin taga on siis meil DDS-i geokast, 5-käiguline, keevitatud kojaga. O-ratas on ise treitud, Mersu omast, M5 sidur, tagasild, tüüp 188, 265 ülekand, nagu ikka diislil. Ja mis meil oli? Lahtine oli veel. Veel oli lahtine, aga varsti enam pole. Diislist edasi. Peale vaadates me näeme siin, mis me näeme, mina ei tea, pihustid ja asjad ja mina ei tea diislist. Sa pead hakkama vaikselt aitama. Nii, mina näen, et siin on kollektor. Kollektor, mis on tehtud roostevabast ja ülipika runneriga. Ma polnud ainult netistad neid pilte, et nii pika runneriga on. Põhjus... Toru oli, jah. Torumeetri maksa mitte midagi, eriti roostevaba oma. Diisliga sõidad ka ja hoiad kütsi pealt kokku ju. Paneme rohkem, pikemad runnerid. Veel näeme. Wastegate 60 milli, T3 flantsiga turbo ja turbo on meil Garretti turbo ja täpsemad andmed saate Tartust. GT40 midagi. Kahju ütleb, et on GT40. Mina arvan, see on GT uuri Tartust, mis turbo on, sest keegi ei tea. Siin ees mu lemmiktükk, ikkagi sanitaartehnika päästab alati. Kusjuures sanitaartehnikaga tuleb mul meelde ka üks hea lugu. Kerge tükk on ju. Kerge tükk ka, aga mul tuleb hea lugu meelde. Oled valmis või? Ühe sõna ka. Oli siis meil peres oli Chevy Silverado 5.3 bensukas ja sellel läks, tal on pumbal ja sellel väljavõtu kohal on voolik vahel ja see voolik läks meil 3 korda katki. Käisin, ostsin sealt päris kütusevooliku, selgus, et see ei kannata siis bensu väljastpoolt ja sõi läbi. Kütusevoolik, mis ei kannata bensu väljastpoolt. Siis ma ostsin diislivooliku, mis ei hoidnud seda rõhku kinni millegi pärast. Ja siis see viimane kord juhtus mul see Pelgu linnas kortermaja ees ja mul oli vaja ära minna. Siis ma läksin Mustika Prismasse ja ostsin dušivooliku. Lõiksin selle parajaks ja see dušivoolik on seal olnud nüüd 7 aastat. Aga see on teflon ilmselt, nagu see kannatab kõik igal pool. See oli see valget värvi jama. Ongi. Aga millega nad arvestavad nagu dušivooliku tegemisel. Äkki tahad etanoliga pesta ennast? Ja näiteks kütus. Nii, läheme edasi, see oli lihtsalt väike seik. Lapsepõlve, ma juba vana juba ei jätanud. Väljalase on meil 3 tolli, otsast lõpuni. Liiga väike. Mis on liiga väike, jah. Aga mis siin olema peaks? Vido. 4 või? Screamer pipe'i siin ei ole. Kõik tahm läheb tagant välja. Üks huvitav asi, mulle meeldib, kuigi juba räägiti, et tegelikult peaks siia selle kanku vahele panema.
aga et see oil catch viiakse siia turbo ette, et ei pea seda tühjendama ja midagi ja las käib läbi. Kusjuures mingitel bemmidel on see originaalis ja mingi filter on vahel ja läheb ka. Enne paljudel autodel läheb, kõigil läheb põhimõtteliselt sisse laskesse tagasi, originaalis. Nüüd sa rikkusid ära mu tarkuse. Diislivärk, mis pidi olema põhiline siis, et kütust on vaja rohkem. Ja siin on, mul oleks juba meelest ära, Rootsi firma Dieselmechen. Mecken. Arvad, et on Mecken või? Mecken. Pump. Ja nii palju ma sain teada, et originaalis on seal siis 5,5 millimeetrised Lunserid. Ja nüüd on 8. Ja nemad ütlesid, et tänava autol on siuke 7 on normaalne. 7,5. Ja siin on 8. Nii et siin on reisi. Mis me veel õppisime? Midagi oli pihustit otsadega. Oli ju? Peab vahepeal aitama siin. Sa ei mäleta või? Mul läks meelest ära nagu. Ühesõnaga neid on tehtud. Uued otsad tuunitud. Ja mingi rõhku. Survet tõsteti. 135 barri pealt 155 peale. 150. No see on nii väike vahe. Muidu diislivennad kodus teevad valmis minu öeldu järgi, siis lendab laiali, siis ma olen süüdi jälle. Sisselaske poole peal. Sisselase on originaal. Saad kütusesüsteemi juurde. Fuel pump, regulaator, mida muidu ei ole. Näed, mäletad küll ju. Fuel pump oli meil selle ägeda firma pump TV, Ditch Works, mida iganes. Ma ei tea, mis see nii keeruline nime. Sa alles õppisid selle häälduse, nüüd juba ei mäleta. Ditch Worksi pump, mida iganes. Ja meil on ka siin kütuserõhu regulaator vahel. Originaal on mingi 0,2 paari kütuserõhk üldse. Ja siin on 1. Ja siis boostiga kasvab nagu ikka turboautolna. See diislivärk on ikka... See on nagu off-road, et tegelikult on täiega huvitav, aga ei julge. Hakkab meeldima. Ära karda, okei. Nii. Kuuleri torustik, 3 tolli, vana hea kuuler 600x300. Mootor on, see oli huvitav, et mootor pole lahti käinud. Siin on sissesõit tehtud, 500 000. Karter ei ole muudetud, natuke on mõõditud seda sillatala, Mersu originaalkäpad ja natukene veel mõned jupid ja juba oligi vahel. Kardaan on BMW enda kardaan ja ei ole lühemaks tehtud ega midagi. Hopsti alla ja tuld. Custom splitter või? Puhas käsitöö. Ütle nendega asjalikku ka nagu. Ma võin öelda küll, omanik ei tea, aga see auto on ka müüa. 35 tonni. 35 kannaks ära küll ju. Noh, 35 tonni ja kes tahab, see otsib Kaido või Margussi üles ja kirjutab. Ja siis võitegi saada selle diisli omanikuks, Bolti sõita ja... Hea tupsuda. Jah, McDonaldsist seda kütust. Nüüd on kõik või? Lõpusõna peab ütlema. Ei, sussi paneme ka uues veel. Yes. Kaunis! See käib ilusti mööda.